teema on kuumaasika ümberistutamine peale seda, kui ta on teil kodus juba kohanenud. Et kui te olete saanud kena väikese kuumaasika istiku, siis nädala jagu las ta teil kohaneb keskkonnaga, tingimustega ja siis oleks paras aeg ta juba ümber istutada. Minul on siin laua peal ette valmistatud selline hea sõmer kompostiga substraat ja nüüd on teil endal võimalus lisada siia veel juurde ka pikatoimelist väetist. Pikatoimeline väetis on selline granuleeritud, vahakirmega kaetud ja annab siis pikema perioodi jooksul taimele vajalikud toitained, et istutan ma ta ümber sellisesse keskmise mõõtmetega potti ja selle poti kohta ma panen siis sellise 1/3 sellest väikesest topsist siis seda pikatoimelist väetist, segan ta substraadi hulka kenasti ära, et ta jaguneks siis substraadi suhtes ühtlaselt ja taime suhtes ka ja täidan kõigepealt poti põhja siis väetisega rikastatud substraadiga. Panen siis sellise poti põhja substraadi täis, siis eemaldan ettevaatlikult taime juure ümbert potti. Kuumaasikal on üsna õrn ja habras juurekaba, hästi peenikesed juured on. Et kui on veidi tugevam mullapall, siis võite natukene seda juurepalli avada, aga väga lõhkuda ei maksa, sest et tal on tõesti väga haprad ja peenikesed juured. Ja kui me oleme selle nüüd natukene siit seda juurt lahti harutanud, siis asetame selle taime siia poti sisse nii, et risoom jääks poti servast veidi allapoole, et jääks ka kastmispinda ja hakkame siis ettevaatlikult substraati juurde lisama ümber selle mullapalli. Aga nii, et see risoomi osa meil mulla alla ei jääks, et ära ei upuks siia mulla alla. Kergelt vajutame kinni servad ja vajadusel lisame substraati juurde. Nii. Puhastame poti serva. Kinni vajutada rohkem midagi ei ole vaja, kui servad on kinni vajutatud. Kastmine teeb selle kinni vajutamise töö meie eest ära. Kergelt koputame, et tasandada ja tihendada seda pinnast ja et see läheks vajuks kenasti nende hõredate juurte vahele ja ongi meil see taim potistatud. Nüüd oleks vaja kindlasti kasta korralikult, et pinnas muutuks tihedamaks. Nii. Ja ongi taim kenasti potis ja on näha, et risoomi osa, kus on uinuvad pungad, kust moodustuvad uued lehed, on kenasti mullapinna peal ja ei jää mulla alla. Et see on hästi oluline, muidu võivad siia haigustekitajad sisse minna. Ja sellega olekski see taim kenasti oma õigele kasvukohale pandud ja jääme ootama uusi lehti.